Ja see on üks imeline arm tänasel päeval meile antud, et me võime tulla Jumala kotta ja kiita Issandat kogu oma südamest ja panna kogu oma jõu selle sisse, sest Jumal on andnud meile rõõmu ja see on vaimu ainult. Ma olen ikka mõelnud, et see on ka hingeline rõõm ja ka vaimne rõõm. Et kui keegi räägib sulle anekdoodi, siis see on hetkeline rõõm, on ju. Sa naerad ja see läheb nagu üle. Aga kui Jumal on su sisse rõõmu pannud, see on igavene. Me oleme rõõmurahvas ja me võime rõõmustada, aga täna ma tervitan ka emasid. Ja ma ütlen, et minuga juhtus nii, et ma 10-aastaselt. Ema läks taeva koju ja ma tegin, kui mu tütar sündis, see on siis aasta 2000 selle laulu ja täna esmakordselt me esitleme mitte seda laulu, aga me koos mängime Merikesega. Nii et Jumal on õnnistanud meid tütrega, kelle nimi on siis Õnn ja ma tahan teile öelda, et sellel ajal oli minu elus üks kibedus, eks ju. Ja ma ei mõistnud, miks Jumal võttis ära mu ema. Ma nagu süüdistasin Jumalat. Kas te teate, et te mõnikord võite mitte asju mõista, aga Jumal ei proovigi teile ära seletada. Ja kui ta seletab, siis on kõik okei. Aga ma lihtsalt olin tema kandmise all. Ma lihtsalt elasin oma elu ja Jumal kandis mind läbi. Mis siis, et mul ei olnud ema, ma olen palju tugevamaks saanud. Nii et iga asi, mis teie elus on, teeb teid tugevaks. Ja Jumal nagu nii toob teid välja sellest, mille sees te olete. Ja kui te täna tunnete, et midagi on tulnud teie emaduse vastu, midagi on tulnud teie süütuse vastu, midagi on tulnud teie nagu noore hea, nagu selle neitselikkuse vastu, siis andke see lihtsalt ära. Mina olen andnud ära oma kurbuse. Sellepärast, et mul ei olnud ema. Ma ei oleks täna nii rõõmus, kui ma oleks kandnud seda oma südames kogu aeg. Kõik need asjad, mis on teile valu teinud, andke ära. Mis on tulnud teie isaduse vastu, sest kui on ema, on ka isa. Need on asjad, mis ei tohi rõhuda meid. Ja see on nii lihtne, see ongi nii lihtne, et me anname ära. Jumal tervendab meie haavad ja me läheme oma elus edasi ja me oleme võitjad. Amen.